Suuremal osal Põhja- ja Kesk-Eestis paljanduvad viimase mandrijäätumise ajal moodustunud pudeda pinnakatte all enam kui 400 miljonit aastat vanad ordoviitsiumi ja siluri lubjakivid. Paiguti on kvaternaarisetete paksus Eestimaal üsna õhuke ning paene aluspõhi võib paljanduda juba vahetult mullakamara all. See võimas mõne meetri kuni mitmesaja meetri paksune ordoviitsiumi siluri lubjakivide lasund on vaadeldav jäiga plaadina pehmemate vendi- ja kambriumi settekivimite peal. Kuid oma enam kui mitmesaja miljoni aasta pikkuse arenguloo vältel on hiiglaslike mõõtudega paeplaat allunud mitmesugustele pingetele ja painetele, mis on teda tugevasti lõhestanud. Massiivse paeplaadi lõhestumine on jälgitav pea kõikjal, kuid eriti ilmekalt tuleb ta esile teravahambuliste paesakkidena, mis ulatuvad välja Põhja-Eesti paekaldast. Hästi on taoline lõhede võrgustik jälgitav ka mitmete paekivimurdude püstseintel ja põhjal. Lähemal vaatlusel selgub, et lõhed Eestimaa paelasundis ei paikne mitte juhuslikult, hoopis vastupidi. Nad moodustavad siin selgelt ristuva lõhede võrgustiku, kus ühed lõhed on suunaga kirdesse ja teised loodesse. Karsti kujunemise seisukohalt on see paelasundit lõhestav lõhedevõrk ülioluline, kuna võimaldab ligipääsu kivimit lahustavale vihma- ja pinnaveele. Tuleb tunnistada, et ehkki Eesti paese aluspõhja moodustavad lubjakivid ja dolomiidistunud lubjakivid on peaaegu lahustamatud puhtas vees, võivad nad siiski üsna kergelt hakata lahustuma kokkupuutel süsihappega rikastunud vihma- või pinnaveega. Kaltsiidi ja dolomiidi lahustumine süsihappega rikastunud vees toimub lihtsa keemilise reaktsiooni abil. Millised on siis peamised karstivormid Eestis? Kõige lihtsamaks karstivormiks on karrid, mis kujutavad endast onarlikuks söövitatud paelasundi pealispinda. Teise laialt leviva iseloomuliku karstivormi moodustavad avardunud kivimilõhed, mis on tekkinud tektooniliste lõhede karstumisel ning kus on toimunud lahustunud materjali ärakanne voolava vee poolt. Üks suurejoonelisemaid avalõhede süsteeme on näha Põhja-Eesti paepealsel asuval Kostivere karstiväljal. Maapealsetest karstivormidest on Eestis kõige levinumad kurisud, mis kujutavad endast kuni mitmekümne meetrise läbimõõduga lehtrikujulisi või ovaalseid karstivorme, kus toimub vee neeldumine karstiõõnsustesse. Oma olemuselt on kurisud suurte karstituhemike sisse langenud lagede kohal moodustunud langatuslehtrid. Uhaku karstialal Kirde-Eestis on jälgitav kuni 6 meetri sügavuste kurisute paiknemine lause ridamisi Erra jõe voolusängi kohal. Siin moodustavad omavahel liitunud kurisud juba suurema pinnavormi karstioru. Uhaku karstialal olevas kanjonilaadses Suurhaua karstiorus neelduv vesi leiab mööda maa-alust Salajõge oma tee veerand kilomeetrit ida poole jäävasse Purtse jõkke. Kevadise suurvee ajal võib Suurhauas neelduda kuni 1300 liitrit vett sekundis. Pindalaliselt kõige suuremad karstivormid on karstiväljad. Suurimaks karstiväljaks Eestis on 188 hektari suurune Tuhala karstiala, mis asub Tallinnast paarkümmend kilomeetrit lõuna pool, Kata külas Harjumaal. Karstiala pikkus on 1,5 kilomeetrit ja laius kuni 1,2 kilomeetrit.
Karstialale suubuv Tuhala jõgi, mis saab oma happelise vee lõuna pool asuvast Mahtra soostikust, neeldub tavaliselt maapõue ämmaauguna tuntava Kurisuu juures ning tõuseb uuesti maapinnale 1,5 kilomeetrit põhja pool veetõusmeallikate alal. Kuid suurveeaegu võivad Tuhala jõe poolt olla üle ujutatud enamik Karstiala 30 langatuslehtrist ja langatusorust. Tuhala Karstiala tuntuimaks vaatamisväärsuseks on Sulu talu õues asuv 2,4 meetri sügavune nõiakaev, mis suurvee ajal võib hakata vett üle kaevuserva välja ajama. Mõõtmised on näidanud, et sel ajal ulatub Tuhala jõe vooluhulk vähemalt 5000 liitrini sekundis ning nõiakaevust võib välja voolata kuni 100 liitrit vett sekundis. Tavaliselt hakkab nõiakaev keema kevadise kiire lumesulamise tulemusel, kuid mõnel aastal võivad ka suvised suured sajud panna kaevuvee pulbitsema. Teine tuntud karstiväli, 150 hektari suurune Kostivere karstiala, asub Tallinnast paarkümmend kilomeetrit ida pool, vahetult Tallinn-Narva maantee ääres. Me asume praegu Kostivere karstialal ja pikka aega on seal loetud Eestimaa kõige suuremaks. Nüüd on talle kõrvale kerkinud ka teine, see on Tuhala karstiala, kuid ega karstiala piiri pole nii kerge määrata ja seetõttu jätame selle küsimuse praegu veel lahtiseks. Aga kõigepealt, mis on siis karst? Karst on nähtus, kus teatud kivimid, näiteks kivisool, kips või ka lubjakivi vetetoimel lahustuvad ja kujunevad teised huvitavad nõrgvormid. On olemas karstikoopaid, mitmesuguseid seenekuulisi pinnavorme ja nende loetlemine läheks pikaks. Aga praegu me oleme siin sügisele pärast tugevaid sügisvihmasid, on need nõguvormid täitunud veega. Kostivere karstialal kaob maa-alustesse karstiõõnsustesse Jõelähtme jõgi, mis tuleb tõusuallikatena uuesti maapinnale 2,5 kilomeetrit kirde pool. Kevadise suurvee ajal lainetab karstiala keskmes kuni 4-5 meetri sügavune veekogu ning Jõelähtme jõgi voolab üle loopealse oma maapealses sängis. Kuid juba mõne nädalaga võib enamik lainetavast veteväljast kaduda ning vetevool jätkub vaid maa-aluse Salajõe kaudu. Kuivaks jääval alal avaneb külastajatele pilt tüüpilisest Eestimaa karstialast oma rohkete karstilehtrite, langatusorgude ja avalõhede süsteemidega. Omapäraseks jäänukvormiks on Kostivere karstiala keskel paiknev seenekujuline kivilaud. Kuid Salajõed ei ole iseloomulikud ainult Põhja-Eesti paeplatoole. Üks suuremaid maa-aluseid jõgesid kannabki Salajõe nime ning voolab enam kui kilomeetri pikkuselt maa all Läänemaal Oru vallas. Ka see jõgi saab oma happelise vee naabruses asuvast soomassiivist. Salajõe karstiorg on pea 600 meetrit pikk ning Oru piires on loendatud kokku kuni 35 erinevas arengustaadiumis karstilehtrit. Kevadise suurvee ajal võib siin laiuda ajutine järv, mis sarnaselt Kostiverega võib aga kaduda juba paari nädalaga. Maa-aluse jõe veed tungivad uuesti maapinnale umbes 1,3 kilomeetrit edela pool rohkete tõusuallikatena, millest suurim on Tiberna auk. Mõttelises tähenduses võib aga Eesti suurimaks karstiväljaks pidada tervet Pandivere kõrgustikku Põhja-Eestis. Pandivere karstunud lubjakivist kõrgendik on kui hiigla suur käsn, mis imeb endasse sademete veed. Kõrgendiku keskosas neeldunud vesi pääseb uuesti maapinnale kõrgustiku jalamile jäävas karstiallikate vööndis, millest saavad alguse mitmed veerikkad jõed. Paljud Eesti veerikkamad allikad avanevad maapinnale Pandivere kõrgendiku lõunajalamil, Endla looduskaitseala piires. Veerikkad Norra allikad
moodustavad maapinnale avanedes maalilise väikese allikajärve. Veerikas võlingiallikas aga tekitab juba mõnekümnemeetrisel väljumisalal 10 meetri laiuse jõesängi, mis on selgelt jälgitav ka aerofotodel. Võlingi jõe kaldal esineb mitmeid kuni 10-meetrise läbimõõduga ja 3 meetri sügavusi allikalehtreid, kus läbi vee on näha heleda allikalubja terakeste üleskeemist. Samas piirkonnas asub ka Eesti sügavaim 4,8 meetrit sügav sopaallikas, mis tungib maapinnale läbi mitmemeetrise turbakihi. Ainulaadseks teevad vaatepildi allikasse ammustel aegadel kukkunud ning lubjarikkas vees konserveerunud puutüved. Hoolimata oma tagasihoidlikest mõõtmetest on Eestimaa enam kui 400 miljonit aastat tagasi moodustunud lubjakivides kujunenud karstumisnähtused huvi pakkuvad nii geoloogidele kui ka teistele loodushuvilistele.